Nii, tere Janek. Tervist. Ja nüüd on mul uus püügiriist käes, et mis see on? See on lihtkäsiõng. See on 8-meetrine lihtkäsiõng, sihukese vaikse voolu sees, sihukese korgiga püüdes on täitsa asjalik asi. Praegult ei ole nagu vastutuult ka, et siis ta toimib üsna hästi. Ja mul on tunne, et see on nüüd nendest, mis ma siin nägin, ongi kõige lihtsam variant. Ja ma nägin, et sa said ka sellega, oled siiamaani vist kõige rohkem kala saanud. Ma alustasin kõige varem, aga nüüd mingi hetk on see kala kuidagi, teised hakkasid ka söötma siin kõrval. Nüüd on see kala laiali kõik. Nüüd peab natuke rohkem juba vaeva nägema, kätte saada. Nii, lihtkäsiõng 8 meetrit. Nii, siin on otsas jällegi väike konks, tõuk sul on ju. Ja punane valge tõuk, seda on täna kõige paremini tahtnud. See lips on ka nüüd mingi 30 senti. 25. Siis on siin tina. Need tinad on, et hoiaks seda nagu põhjakohal sirgelt. Põhiraskus on siin üleval. See on ka pandud lihtsalt lipsust natuke kõrgemale, muidu kerib siia ümber sassi. Mul on täna ka muidugi paar korda läinud, aga see on sellest, et sa viskad seda lõdvaltada. Ja see tina on ka libiseva, sellega saab sättida seda. Põhimõtteliselt saab, aga praegult ei ole vaja, mul on kinni pigistatud need. Siis on väike pööral vahel, et see vabalt liiguks ja tõuk on. See ei ole selle, et minul on ta sellepärast, et kehva nägemine, seda on parem näha, kui seda väikest aasa siin selle teise küljes. Ja siis mina kui võhik, ma arvan, et paljud näevad elus esimest korda sellist ujukit, või vanast öeldi kork. Larusso surfi ujuk, ta ongi söke väikse vooluses, no isegi tugeva vooluses, siis ta peaks tükk maad raskem olema püüdmiseks. 8 grammi väikse vooluses on praegu. See on selle töö põhimõte on see, et ta nüüd vooluses on, siis ta on umbes sihukses asendis sul siin. Ja veevool ise hoiab teda nagu ridvapitsist kaugemal, et ta tavaujuk, nii kui vool on, ta hakkab sul kohe niimoodi kaarus, ringis nagu endal siia kallasse tulema. Aga see pigem hoiab ennast eemale. Selles suhtes siin midagi keerulist ei ole, siin paned selle tamiili siit. Siin on nii palju keerulist, aga tavaliselt on neil ka õpetused kaasas. Praegult on vool vasakult meil, siis pannakse ta niipidi kokku. Kui pool paremini on, siis käib see asjandus siia teist poole ja ikkagi et ta õieb pidi seda voolu lõikaks. Päris nii ei ole, et ostad poest ja paned otsa. Üks moment mul peaks kuskil siin olema. Et ostad poest, paned otsa, hakkad püüdma. Vool paremalt, vool vasakult. Mul on isegi see õpetus küll enam vaja ei ole, alguses oli teda kogu aeg vaja. No jah. Et siin on need isegi näha, et täna ta on pandud need lefti järgi kokku. Muidu paned, kui vool sealt poolt on, siis paned ta teistpidi kokku, nagu ma näitasin. Lihtsalt selle korgi keha keerad teistpidi. Ongi kõik, ega siin iseenesest midagi keerulist ei ole. Ja siis ta ongi, hakkab seal ridvapitsist umbes 45 kraadi nagu eemal hoidma. Enam-vähem saan aru. Või teine võimalus, kui sa sellest praegu aru ei saanud, siis otsi selline jõgi, kus kogu aeg tulebki vool vasakul. Ei, kui söökse vooluga tegelikult mingi 10-12 grammi tavaujuk särge kannatab püüda. Aga Vim tahab ikkagi, et see kork liiguks vaiksemalt kui vool, et see pigem hoiab teda paigal. Mitte, et ta ei liigu samas kiiruses. Ja need ujukid on siis poes saadaval täitsa või peab tellima kuskilt? Ei, neid on, ma Salma poes olen veel müügil näinud isegi, neid ei ole veel vaja tellida. Et neid on kas 6 grammist või 4 grammist kuni 20 grammini ma olen näinud neid poes. Mina näen neid esimest korda, aga võib-olla ma olen neist mööda vaadanud. Esialgu ei ärata tähelepanu, sest nad on sihukese asja. Mis asi see on? Ma ei saa aru. Aga see on nüüd uus ujuk, mis peaks ma võin ühte tüüpi veel näidata. Nii? Tema küll endast seda ta ei hoia sellest ridvapitsist eemale. Ta tuleb seda liini pidi, kus ta vette kukub ja tuleb vaiksemalt kui tavauju kalda poole.
tal on lihtsalt neid kaarasid ja asju vähem ja. See on poloujug ja saad ka vaikselt hoida, nii et ilma, et ta enda poole kohe kukuks tulema. Ühesõnaga, need ei ole keerulised, aga lihtsalt neist tuleb aru saada. Sest vaat nagu autoga lähed sõitma, siis tuleb ka aru saada, kuidas sõita on ja siis on lihtne edasi juba. Okei, nii 8-meetrine ritve. See on natuke lühem. Ei ole sama pikk kui ridva pikkus, jah? On see, enam-vähem, jah. On see siis rakendus kõik siin otsas? Kui ta ridvast pikem teha, siis on omal kala seal, jääb liiga kaugele kõik see asi. Nii, ja tõuk on sul täna otsas ja nüüd lihtkäsi õngega. Te siis ma siin nägin, et te ikkagi söödate ka seda. Ja ikka. Ikka seda kohta tuleb ette sööta. Ikka, see on põhiline asi, et päris niisama võid, nagu sa ise rääkisid, istud nagu tonka taga, seal viskad oma ridvad sisse ja ootad, kui tuleb, siis tuleb ja kui ei tule. Aga kui sa söödad, siis on ikkagi tõenäosus kordades suurem, et sa saad midagi kätte ka. Tundub loogiline, aga nüüd, kuidas siis sul see söötmine käib? Kui fiidriga oli lihtne? Põhimõtteliselt kõigepealt viskad korgi vette. Viske vette ära. Timmid selle koha? No sa näed enam-vähem püügi kaugust nagu. Aga katsuda kaugemale visata. Kaugemale? Jaa, ma võtan ka kaugelt, ma võtsin liiga tipu lähedalt kinni ridva. Nii proovime kaugemale visata. Nüüd läks maksimum kaugus peale. Jaa, vaat nii on väga hea. Nii. Ja nüüd teed pallid, on söke, siin on tõuke igast asju sees. Muidu on tavaline säri ja sööt koriandriga. Salmo enda sööt. Väga lihtne sööt, lihtsalt segad kokku ja paned natuke ballasti mulda ja ongi kõik. Lihtsalt on eelnevalt surmatud tõugud sees. Ja nüüd viskad umbes sama kaugel kui see korkan, aga mitte päris sinna, vaid natukene vastu voolu. Nii ja nüüd tuleb vist kiiresti tegutseda. Ei ole kiiret midagi. Nüüd on aega, see suur pall on seal. Siin on juba see tõuk otsas. Seal on tõuk otsas. Või peaks panema uue või? Ei, praegult siis peab panema, kui kala on võtnud ja sul on seal tõugu nahad ainult rippama. Nüüd ei ole muud, kui vist on sinna lihtsalt viske sisse, sest rakendus kukub enamjaolt sama koha peal kogu aeg sisse, ega muud ei olegi. Ma ei tea, kas läks natuke. No sutsu võiks kaugemal olla, aga saab hakkama last olla. Oota, jah. Siin mingi hetk oligi kala üldse teise koha peal, kui söödab läks. Nii tahtsin kiiresti tegutseda ja viskas ümber näpu. Üldiselt väga rabistada ei ole mõtet. Lõppkokkuvõttes hoiad aega kokku, kui vähem sasisid arutada on. Nii on iga asjaga. Vaa! Miks ei kala? Jälle jäädale või? Mis on turb või? Jaan? Turb või? See on päris äge. Sa võid ridva pitsi vastu voolu viia natukene niimoodi, et sa kergelt pidurdad seda korgi liikumist. Tamiil tõmbab pingule ikka natuke. Sa näed, korg tõuseb kergelt veest välja. Tamiil ja... ma hoian teda seal ühe koha. Vaat niimoodi, jah. Jaa. Näed, vaata, praegult on näha see korgi töö põhimõte, et hakkab isegi sust kaugemale minema, kui sa tõmbad. Jaa. Muidu, kui ma tõmbaks, see korg tuleks minu poole. Nii lihtne ongi. Ja nüüd ta seisab paigal. Tänu voolule. Ja seda siis ma saan hoida seda söögi koha. Sa saad ühe koha peal, söödaplatsi peal hoida teda. Täiesti aru saada. Ma kardan, et ma viskasin selle liiga lähedale praegu. Ei, las ta olla. Aga las ta olla. Ta on suht ligidal seal. Ja siis mulle meeldis praegu see, et siin on hea lihtne see selle palli viskamine on lihtsalt viskad käega. Ei ole mingit eraldi. Lihtsalt, et kuhu visata, viskad ennem selle rakenduse vette ikka enam-vähem sinna, kus sa püüdma kavatsed hakata. Et sul ei ole selle jaoks seal mingit eraldi asja vaja. Ja niimoodi. Nüüd praegu nüüd hakkab juba liiga ligidale meile tulema, see võid uuesti visata kaugele.
aga äkki on lihtsam sul ikkagi üle pea proovida visata, siis lendab ta alati täispikkuses välja. Ta peabki täispikkuses välja viskama, ta on niimoodi timmitud, ta läheb kõige ja ega sa kaugemale visata ei saa seda. Palju lihtsam. Ja nüüd hoia lihtsalt teda pingul, siis ta tulebki ise sealt vaikselt viisi sinna natuke ligemale söödaplatsi peale. Päris sinna taha kaugele ei jää. Nii, mis nipid siin veel võivad olla? Ega sellega sa ju ei mängita midagi siin? Vahest, vaata, sul ka praegult ridva otsa natuke liigub. Ja. Tegelikult see lips seal põhja peal käib ka üles-alla vaikselt. Lips vahest on see hea. Ja üldiselt vool liigutab ise ka seda tõuku seal põhjas. Et see teinekord ongi hea, et äratab tähelepanu. Aga no ju ma näen, ma loodan seda võttu. No kui teda seal on, siis ikka. Et kuidas see kork või ujuk või siis selle võtu puhul mängib, ma ei tea. No eks seda on näha, ta läheb vaikselt vee alla või? Jah. Vanasti see kork küppas seal see. Tegelikult on see asi ka, et kui sa nüüd ridva otsa natuke allapoole lased, lihtsalt otsa alla, siis see korgi keha vajub ka natuke sügavamale. On jah. Vaat nii on paras hoida jah. Et see antenni tipp on ainult näha, et korgi keha veest väljas ei ole. Ja, on jah. Ja siis ta nüüd hakkab juba lähema. Nüüd on liiga ligidel juba jah. Teeme mõnusa ülepea viske. Kas ma pean tõuku ka kontrollima? Praegult ei ole võttu olnud, siis ei ole nagu vajadust, aga niimoodi on nagu kindlam, et lendab nii kaugele kui saab. Vahepeal läks vee alla, aga see on vist... Need on viidikad vahepeal seal mängivad. Viidikad me üldiselt ei ürita, tõmba. Ai, näed, nüüd on tõuk on näha kohe, et on laiali kistud. Nii, aga mis sul siin veel on? Sul on ka muidugi tool. Tood on istumiseks. Tool on väga tähtis, kaua sa siin ikka jõuad enne seista. Nii, tool. See midagi juhtus. See käib otsa juurde. Midagi. See jalad olid rohkem kinni keeramata kui vaja. Eks meil kaaluvahe. Meil on väike kaaluvahe. Minul on olnud hea elu. Aga see... Vaata, luba meid korra sinna. Ja. See on minu palju ägedam tool juba. See on natuke väiksem. Ma ei kujuta ette. Õngitsejale tegelikult väga hästi ei sobi. Õngitsejal peaks ikkagi pukk olema. Vaata, mul on selja taga takistus. Pukal seda ei ole. Ja. No kõrgemalt oleks natuke mugavam. Aga ta on jällegi... Ta on lihtsalt kergem on teda ringi tassida. Seljatugi ja see... Kui puhkamas käia, siis võib ju vahepeal lõsutada siin kohvi juua. Siis on kõik ridvahoidjad ja kõik, mis vaja. Nüüd võib proovida uuesti. Enam alla vajuda. Ma võtan sellega ei alusta. Ma ei tea, mis see kaalupiirang siin toolil on. Ei, no tegelikult peaks ilusti välja kannatama. Tal on andmete järgi vist oli kas 130 või 150 kilo see. Siis peaks nagu mahtuma. Vaata, mis paari aasta pärast saab olla. Praegu kui kannatab. Nii, söödapall on all. Kas nüüd peaks ridva... Kus ma ridva panen? Ma panengi siia, enne. Pane siia. Tegelikult käib teine ots siia taha. Minul on niimoodi. Tõugud saad ise otsa. Mina olen 2 valget, 2 punast pand. Issand jumal. Enam väiksema konksuga ei saa püüda. Või? Jämedamast otsast risti läbi lihtsalt. Jah, niimoodi, et ta vingerdab ja väga hästi on. Mul see natuke vajab harjutamist, see kõik see... Konksu suurus ei ole see? Ei ole see, mul oli suur konks ja suur krevett otsa ja läks. Aga see on harjutamise küsimus, ma saan aru küll.
aga noh, nagu ma ütlen, vapustav uudis, et konksu see ots ei pea olema peidus. Ma kunagi ei peida teda. Mitte kunagi ei pea peitma seda, siis jääb ju kala otsa ja on palju lihtsam panna. See, kui sa konksu ära peidad, siis takistab seda haaki, mis Ja, seal siis suus ta peab- või juurte või kus iganes ta Ja, siis ta peab ju, nii ma mõtlen, kuidas sa viskad istudes ka, on. Jaa, aga siis võtagi võimalikult ridva tagant otsast ja hoia ritva endast kõrgemal pigem. Muidu jääb selja taha kuskile põõsasse kinni. Ja viskan üle pea. Jaa, aga viska sealt poolt üle pea. Meie oleme muidu ka siin konksu küljes. Vist ei jää praegu kuhugi. Ei jäänud. Ei tulnud hästi välja. Lihtsalt see või, vaata, sa jäid edasi-tagasi liigutama seda ritva. See peaks ühe korraga käima. Ma arvan, et see on harjutamise küsimus. Algus on püsti parem visata. Kui sa lõpuks juba, jälle kala neil. Kui sa lõpuks jälle nii tüdinud oled ja enam ei vihti tõusta. See oli vist hea ise. Ja. Ma vaatan nüüd. Nii, natuke tõmmata. Vaat jah, seal umbes hoida teda. Ma ei saa aru praegu, millal mina ta vee alla tõmban. Sina pigem tõmbad teda vee peale, kui sina tirid. Aha, kas nüüd võtab? Keegi vist oli korraks. Korra oli, jah. Selle ots läks vee alla. Aga kui nüüd on... See kõik on normaalne. Võib veel. Jaa, see on väga ilus alles. Tuul ka tõusis, siis on kergem vist püsti visata. Ega see mingi lant ei ole, mis sul põsest läbi läheb, see on väike kauks. Väike tükk ainult. Millest võib ka ilma jääda, pole mingi suur kahju. Ma ei tea. Viidikad vahepeal seal toksivad tagapool. Iga koha peal on, siis nii hull ei ole see asi. Hoia natuke pinges. Ma ei tea. Selle korgiga on tegelikult jah, natuke vaeva vaja näha. Natuke on vaja mängida. Aga ma ei saa aru ka. Lõtka ridvapits ikka vastu voolu natuke rohkem, et ta pingul kergelt oleks. Selles mõttes hoia teda niimoodi pingul. Oh, nii. Aha. Ja. Ja siis hakkab see kork jääb paigale, ja. Kas nüüd võtab keegi? No, konks on ka hästi põhja peal, et ta on nii tundlikuks mul sätitud, et isegi põhi tõmbab selle korgi põhja. Siin on ikka see võtt on teistmoodi kui selle tavalise korgiga. Natuke on jah. Aga harjub ära loomulikult. Ja siis, kui kahtlen, siis natuke tõmbad vastuvoolu. Jah, siis tuleb see punane antenn jälle välja. Ja siis... Nüüd on meil jälle liiga nina all juba. Jah. Lihtkäsi õng. Nüüd oli võtt. Võib-olla oli võtt ja ma käisin maha võib-olla. Ma arvan, kui ma esimese saaksin kätte, siis ma saaksin aru, milline see võtt täpselt on. Mul on praegu see nõrk koht. Paarimees püüdis heal ajal, siis oli vimma palju, siis ta sai 2 vimma kätte. Üsna lühikese ajaga. Aga õnneks siin kõrval ka midagi suurt ei toimu. Tõmba. Võtavad nii õrnalt.
ma ikkagi tahan istudes ka proovida seda mugavuspüüki. Ei. Ja üle pea, selles mõttes on lihtne, kaugus on paigas, ainult see pall tuleb õigesse kohta visata. Aga tegelikult ma tahaksin näha, kuidas sina seda viskad ja hoiad. Siis ma saan rohkem aru. Paar minutit ise püüda. Jaa, ma praegu katsetan siin ja ma juba saan aru midagi. Okei, sa hoiad niimoodi, jah, vastu voolu, et niimoodi on. Stenil on kõige parem käsi. Nii, ja sa viskad istudes, hoba, mingit probleemi ei olnud. No jah, sa oled seda liigutust 1000 kordi teinud siis. 1000 kordi on vähe. 1000 kordi on vähe. Ma 6-aastaselt saadik käisin isaga juba kalal kaasas. Ja ega mulle alguses ju neid rulliga ketteid ja asju ei usaldatud. Ja. Ikka hakkasid selliste lihtsamate asjadega pihta. Ja nüüd peale seda, kui ma olen võistlustel käima hakanud, ega siis ma seda rulliga õnge väga ei igatsegi. Vähemalt õngitsemispüügil. Aga mis su kogemused ütlevad, kas see kaldal lärmamine ka kuidagi mõjutab võttu? Ma väga ei, kui päris lärmata võib-olla siis jah, aga ma näiteks teinekord käin üksinda, mul raadio kogu aeg mängib kalda peal. Muidugi ta ei kisa, aga... Ja ma mäletan lihtsalt, et tasa. Ei no sööke, nagu me praegu räägime, sööke rääkimine küll minu arust ei mõjuta seda asja. Aga ei, ma nüüd proovin edasi siis. Kui sa ridva selja taha viid, ära teda kõigutama jää sinna, võtad niimoodi, lased taha lihtsalt minna ja viskad. Sa võid üsna tugevasti visata, ega ta sul mujal ei lendagi sinna otse ette. Aga sa viskasid suht püsti asendist. Ma mõtlesin selja taha, et siis päris niimoodi. Mida kaugemale lased, seda rohkem on võimalus kuskile naatidesse lastada või sinna okste taha kinni. Ja. See ridva ülemine ots nagu läheks endast mööda ja hooga. Yeah. Aga kui sa hakkasid 6-aastaselt juba käima ja praegu oled jõudnud selliste ujukiteni ja et siis tähendab see seda, et sa ei ole kinni jäänud mingisse vanasse kindlasse püügiviisi. Et ikkagi lähed mingi uute asjadega. Võib-olla oleks jäänud, aga kuskil nii, ma isegi nüüd on võtta tõmba. See otsa ei jää. Peale seda, kui ma võistlustel käima hakkasin, siis ma ikka käin uuendustega kaasas. Võib-olla muidu oleks jäänud ka nende rulliõngede ja tonkade taha kinni. Ja. Aga spinning on ka üks lemmik, et ei olnud. Võtt oli küll, aga mis veel väiksemaks konksu ajama. Nii suuremaks, ma ei tea. Kas? Ei ole. Siin on lihtsalt sellised raskemad ujukid, 10-grammised ja 8-grammised. Ma ei saa aru. Need käivad ka lihtsalt see sama õnge külge. Mul on isegi üks tavarakendusega õng valmis tehtud. Teeme ühe katse, ma annan sul tavakorgiga õnge, sama pika. Äkki sulle sobib paremini, kui selline vähe keeruline asi alguseks. See on lihtsalt lased ujudes sealt söödaplatsi pealt läbi. Ja. Aga siis saab vahest aru ka, et kas kaua see kork, tavakork ühe koha peal on. Praegu ei saa hästi aru, millal ta võtab. Et see vahepeal kaob vee all, aga ta läheb niimoodi aeglaselt. Aga kui ühe kätte saaks, ma arvan, siis saaks aru. Mul on sõber Sten kaasas, pagan. Ta on mitu kala juba saan. Ma olen ühe saan.
aga nüüd tavakorgiga. Kõik on umbes täpselt sama, lihtsalt korgi tüüp on teine. See on juba tuttava. Seal ei ole ainult tõuke otsas konksul. See on tähtis. Et tõugud peaks otsas olema. Oota. See käib niimoodi. Jah. Ei aitab, kui tagumine ots lihtsalt selle taha kinni. See paneb natuke ohkama see. See konks, mida ei näe. Aga ju niimoodi peab. Miks see konks nii väike peab olema? Suure konksu otsa tuleb ka palju sööte panna. Suurem konks siis võiks ussiga püüda või sükse asjaga. Aga kui sa tahad 2-3 tõuguga püüda, siis on see täitsa paras konks. Kokkuhoid. Aga ega kas suurem konks võib tähendada ka vähem kala või? Et kui sa püüad väikse konksuga valget kala, kellel on väike suu, siis see mahub tal paremini suhu. Kui sa püüad seda väikest särge näiteks või vimal on juba sutsu suurem suu, võib natuke suurem konks olla. Lihtsalt väiksele kalale ei mahu suur konks ju suhu õieti. Kui just tegemist lestaga ei ole, lest sööb, ma ei tea, kõik asjad ära. Ja. Aga mis see on? See kork on vist, see on tina palju küljes. Mina hoidsin teda kinni, siis ta on kork, seal on tinad põhjas selle koha peal. Et seda pead ka natuke kinni hoidma, siis hoiab korki vee peal. See oleks nii viltu. Seda peab, niimoodi on. Siis ta ei vaju nii põhja ära. Aga ikkagi natuke. Ja ta tuleb minu poole lihtsamini kui see teine ujuk. No see hakkab kohe sinu poole liikuma. See hakkab kohe tulema ja siis sellelt söödaplatsilt ära. Aga ja. No ma tahan seda öelda, et see, aga siis on ju ikkagi, et selle väikse konksuga või õigemini suure konksuga siis ei tuleks ju viidikat nii palju. No siis viidikas jääb võib-olla tõugu otsa rippu, ega ta seda konksu ei suuda endale suhu haarata. Aga ta läheb ikka maiustama. Maiustama läheb ta niikuinii. Kork hakkab sul ikka liikuma üles alla hüppama. Aga ta ei jää sinna konksu otsa kinni. Või siis jääb tragides kinni. Ei, nüüd ma saan aru küll selle eelmise ujuki eelisest. See tõesti liigub väga ruttu siia minu poole. Kordades kiiremini. Ja ma pean palju rohkem uuesti viskama ja viskama. Siit peaks juba ära minema, see uuesti viskama. Üldiselt küll, jah. Selles suhtes on see stekker palju lihtsam. Tema ei saagi väga kaugele sellest söödaplatsist minna. Sest ridvapits on seal samas söödaplatsi kohal. Ja. Minul on, vaata, kui pikk seda miil seal ridvapitsist korgini. Temal on ainult seal meeter või niimoodi on seda mänguruumi ära liikuda. Et stekker on ikkagi kõige täpsem püük. Ja. Nüüd ma hakkan aru saama stekkeri eelis. Ja kui näiteks tuul on ja asjad segavad, siis on ka see stekkerõng on ikkagi võimalus täpsemini püüda. Ta on mul ka kaasas, aga kokku panemata. Ei, väga hea. Vahest mina saan näiteks sellest vahedest aru. Ma saan juba aru, et selle ma tahakski nüüd selle ujuk ikka veel ühe korra ära vahetada. Jaa. Ma saan nüüd aru, et see on tõesti tüütu variant, see nii-öelda tavaujukiga.
see on jah, edasi-tagasi loopimine rohkem. Et ta kogu aeg liigub. See toimib nagu särje peale, kes seda sööta lennust rohkem haarab. Et siuke hoidmine ja paigal püsimine sobib vimmale paremini ja teinekord on latikat ja asja ja see tahab üldse päris paigal olemist. Ma vahetan ära. Aga ikkagi jaa. Aga see variant on stekkerist palju soodsam ja oota, mis ta on teleskoop või ta käib? Teleskoop. Ta käib teleskoop. Ta käib üksteise sisse lihtsalt lükata. Ja selle jaoks ei pea sa uut autot ostma. Ei pea. Saad ka sellega, mis on kalal käia. Aga stekkeri jaoks kohe jõuame sinna. Nii, väga ebaõnnestunud vise oli. Sul oli see hoovõttu ei olnud õiget. Jah. Ja nüüd heida. Väga ootama ei pea. Jah. Ja püsib seal paigal see kork. Lahe süsteem. Üks hooaeg läks ära, et päris niimoodi püüda, nagu ma praegult püüan. Algus olid ka närvid püstid, mis ja kuidas. Et vahest võtsid liiga kerge või raske, siis nad hakkavad vooluses hüppama üles alla ja ei saanud aru, mis toimub. Ja kuida pidi neid kokku sättida, et nad õieti toimiks. Et ikkagi läheks üks hooaeg õppimiseks. Harjumiseks, et ta tuleks juba niimoodi käe sees, et sa ei mõtle enam, mis sa teed. Aga, et nagu mugav püüda oleks. Harjumiseks on jah. Sest paljud asjad mul õngitsemisega on, et ega ma ei mõtle, ma lihtsalt automaatselt teen seda juba. Jah. No ikkagi autosõit. Ja. Ma sõidan ka automaatselt autoga, aga ja ega teinekord vaatadki, võttis vähemalt. Et isegi linnas, Pärnu linnas liiklusmärgid juba peas, ei pea nende peale ka mõtlema. Ja. Sa ei pea isegi tahab poole astuma tegelikult, aga Ja. Et ta on siis ka lihtkäsi ongi. Pane see. Õnneks sain ka see on juba korraliku. Viimakene. Ja. Kõik on harjumatud liigutused. Mina kasutan selle jaoks ekstraktorit isegi, kui ta uules kinni on, et see väikest konksu on muidu kehva kätte saada. See on väga kehva kätte saada. Ma korra ma näitan sulle. Ma leidsin selle ükskord jõe äärest, aga ma ei ole seda kasutanud. Põhiline on see, et kui sa hoiad, siis hoia seda tamiili ka nagu natuke pingul. Ja. Siis ta läheb siia nõksti. Ja tundub, et see on kalale ka. Jah, paljud räägivad, et kala oli nii kurgus, ei saanud konksu kätte. Sellega ma ei ole veel leidnud põhjust. Teinekord ma lõikan ka lipsu läbi, et kala säästa, kui ma tean, et ma lasen ta pärast lahtine. See konks iseenesest natuke roostetab ja tuleb ise sealt kurgust välja. Et igal juhul soovitan niisugust asja. Lihtsalt lõikad, roostetab ära. Sest mul on ju see... Vahest on jah kahju ja väike kala ja nii sügaval sees ja kõik see. Mul on alati uued lipsud võtta. Sellised karbid teevad ka kadedaks. Hopp, uus lips muidugi. No kui sa võistlustel käid, sul ei ole aega tegeleda selliste lisaasjadega. Nii, nägite jah? Järgmise ma proovin ise kõik sellega hakkama saada. Kahv on alati ühe koha peal, see on hea siit vasak. Ja. Aga siin laua peal on veel mingeid asju. Ma sidusin rakendust vahepeal siin ja siin on need tõuguhakkimis asjad. Ja neid ma nägin juba. Mis see on?
see on põhja loodimiseks, sügavuse loodimiseks. See käib konksu otsa. Konksu otsa. Parem on, kui tõuke seal ees ei ole. Ja. Et ta läheb ka koos tõuguga see küll otsa, aga lükkad siit välja, siin on selline naga, kuhu taha konks kinni läheb, lased sisse. Nüüd sa saad selle koha ära loodida, kui sügav seal on. See on näha, kui see tina põhja vajub, kas kork vajub ka koos sellega allapoole veepiiri või jääb kõrgemale. See on tunda kõik. Muidugi neid on ka eri raskustega, sest mida raskem kork on, seda suurem peab ka olema loodimistina, et sa tunneks, et see põhjas käib. Kui liiga kerge on, siis ei tunne seda. Ei saa aru, millal põhi on. Neid on, kuskil on. Kuskil on neid põhja loodimise junn. Siin on erinev sortiment nendest. Ja. Alates kuskil 10 grammist, kuni see on vist 30 grammi. Tegelikult on see vajalik asi, kui sa püüad selle rakendusega, mis õngitsemisel on üsna tähtis. Kui sa püüad poolest veest, siis saadadki ainult viidikaid või midagi. Nii, jah. Ma olen jätnud nüüd lohakalt siia maha. Ei, mina panin ta maha. Kus võib peale astuda. Aga siin ikka on ju mingi meeter rohkem. Ei, see on paari meetri kanti. Ja. Nägite, jah? Vaata. Kas see... Siin hakkab praegu mingi tuul tegema ka trikke. Ta on hiilitine. Lasin ta liiga madalale oligi, aga nüüd tõusis mingi tuul, näe. Nüüd see käib jumal juhatab. Viska, ära vaata selja taha. Ära vaata, lihtsalt viska. Nii, sinna ka ei saa... ta sai kala. Mis see on? Ei. Kaks pommi või? Ehk on abi. 2 kilo seda särje koriandrit. Niisutasin ära. Kopra melassi panin ka sinna sisse. Paarsada grammi. Ja niisutus vette panin kuskil 4 sellest pudelist. Väikse osa on niisutus vees. Kraskardoonsi, atraktikut. Ja siis purgitäis kanepit läks ka sinna sisse. See on grillitud kanep, lihtsalt mingi õli sees. Ja ballastiks läks sellele sensase mullasegu erinevatest nendest variantidest. Vot seda müüakse ka eraldi. Mullasegu. Neid on mitut sorti, see on tabelliim, see tähendabki, et ta on nagu mitu mulda on kokku pandud siia. Ta ei ole nii kleepuv. Sinises pakis Rivere on hästi söke kleepuv. Ja on ka lihtsalt muld, mis nagu üldse ei kleebi. Ajab sökest tägupilve üles, aga see on sökese järve peal rohkem püügiks. Et siin muld võiks ikkagi natuke kleepuda oma vahel. Okei, mul on vaja sööta või seda, kui ma hakkan seda segu tegema, siis on vaja, seda mulda ka alati on vaja eraldi osta või? No üldiselt, kui on madal veekogu ja väga seda voolu ei ole, siis ei ole seda mulda nii väga vaja, aga kui väike vool on, siis on kindlam, kui muld sees on, siis see sööt on sul seal, kus seda viskad, mitte veevool ei pea teda kaasa kuskile mujale, naabri söödaplatsile. Aha. Aga põhimõtteliselt saab söödapalliga ka ainult hakkama. Jaa, aga lihtsalt seisev vesi pigem ja sööke mitte väga sügav. Sest
paljas sööt võib ka ennem ära laguneda juba seal pooles või. Tuli! Sa tahtsid ise harjutada kahvamist. Latikas või? Ei ole, ikka kinni. Nii. Sa tahad paremasse kätte võtta või? Mina olen teinud seda vasaku käega. Okei, oota. Tegelikult ju mul ei ole vahet, ma ei tea, miks ma hakkasin võtma. Ja, ikka latikas. Latikas, meil on latikas. Lollakas. Sidu otsa vii teist poole. Sa liigud korraga kaasa. Ripp panna mul käest ära. Latikapüük on imelihtne. Latikapüük on imeline. Kas see on esimene latikast ära või? Minu teada küll. Aga seda varustust on nii palju soetatud, et kas on midagi üleliigset ka? No tegelikult see, kus sa istud, isegi saab pange peal istuda. Ma kunagi või kevadeti käid särge püüdmas vahest, siis ma ei viitsi ka kõiki asju kaasa vedada, siis võtad ainult õnge selle rakenduse, mis on astmeli peale keritud ja mahub ka samasse ribakotti ära või sellesse Woodlerisse. Söödaämbri pead ikka võtma. Ja seal on need söödakarbid ja asjad sees, et saab ka vähemaga natuke hakkama. Mul on need kõike siin lihtsalt igaks juhuks kaasas, kui midagi juhtub, et saaks nagu remontida midagi. Ja kui sa tead, et sa kala kokku korjad, siis ei ole seda sumpa vaja ega sellist asja. Siin on selline kõrge järsk äärne. Siin ilma kahvata ilmselgelt ei saa väga hästi. Aga kui sa oled ise suhteliselt vee piiri peal, siis annab isegi ilma kahvata püüda. Lohistab selle kala välja. Lohistab kala sinna madalasse ära ja nii, et sa käega ulatad ilusti vaadata. Kas viimal on ju ja latikal ka muidugi on ööpüük ka ju? Jah, aga see on meil siin ühe teise härra teema. Mina öösiti ei viitsi eriti kalal käia. Nii palju kui Jaan mind vedanud on, nii palju olen käinud. Aga mõned kalaliigid nagu linaski ja neid tulebki õhtu hilja või hommiku vara püüda või öösel. Aga kõike muud saab päeval küll. On jah? Vist. Meil on ka nüüd 3 liiki kalu. Sa võid lihtsalt kõrvale maha ka panna, ega see midagi juhtu sellega. Praegu käi siin keegi. Turb. Jah. Muidu poleks vaadanud, ega punased uimed paistsid. Ilus on küll. Ja. Ilmselt sa pääsed minema kah siit sumbast.